sel hetkel, kui see juhtus, muidugi ma tundsin ennast väga läbi kukkununa ja ei tahtnud endale kuidagi nagu seda asja nagu sellisel ilusal viisil, nagu sa just kirjeldasid, nagu maha müüa. Siis ma ei ole nende aastate jooksul tundnud, et ma olen läbi kukkunud ja ma ei ole tundnud, et keegi oleks mulle otse näkku öelnud, näed, Toomas, sa kukkusid läbi, sa oled sitt. Et võib-olla nad räägivad seda kuskil mujal, aga kuna see minuni pole jõudnud, siis see ei mõjuta ka mu energiat, et see, keda kuskil räägib, see on tema enda looming ja elu, mida ta loob. Ja seetõttu ma ei oska isiklikult selle koha pealt öelda, et kas see nii on, aga ma kindlasti märkan seda laiemat tendentsi, et kardetakse läbi kukkuda, kardetakse võtta ette suuremaid riske ja see on kindlasti see koht, mis tuleb kuskilt nii-öelda, ma näen ju seda oma vanaema puhul ka, kes ütles mulle, et issand, sa võtad nii suure asja ja nüüd sa ei saa hakkama ja sa ei suuda ja nii edasi, et ta kartis minu pärast. See on see, et ta ei usuks minusse, aga ta kartis, et kui ma kukun läbi, kas minu maine ongi läinud, kas ma ei saagi elus enam midagi ühtegi edukat asja teha, kas nüüd ongi kõik. Et see hirm on justkui jäänud sisse mingite vereliinide pidi ja ikkagi vanemad inimesed seda peegeldavad. Noored inimesed lähevad nagu, sest neil ei ole seda, nad ikkagi hulljulged nagu mina olin. Et ja see on ka mingisugune huvitav tasakaal selle hulljulguse ja sellise targa, võib-olla planeeritud ettenägeliku Toomase vahel, mis on muutunud minus. Et need on ikkagi pannud väga selgelt vaatama, et kui ma võtan ette uue asja, siis kui palju energiat ma sinna sisse panen, mis on need võidud kaotused, mis on tagavaraplaan. Mul ei olnud ühtegi tagavaraplaani, mul ei olnud ühtegi teist sissetulekut, see oli kogu mu elu ja siis ma pidin hakkama kõike uuesti nullist ehitama. Ja tänasel hetkel mul ei ole ainult üks töökoht, mul ei ole ainult üks sissetulekuallikas. Ma tean, et kui ma ühes kohas ei liigu asjad, mingi asi seiskub, minu enda mingi nii-öelda kasvukoht on ees, mis tõttu mulle ei anta või ei saa mingid asjad lõpuni minna või edukad tulemused tulla, siis mul on vähemalt mingid teised kohad, mis hoiavad, sest nüüd mul on pereisa ja vastutus on hoopis teistsugune.